Eetris on uudised, stuudios Rohke Develak. Valitsuse sõnul kujuneb Auvere õlitehasest üks Eesti õhukaitse peamisi tugitalasid. Katsefaasis demonstreeris tehas muljet avaldavat tulejõudu. Ühe korraga suudeti vastu taevast lasta 226 miljonit eurot. Ekspertide hinnangul on tegemist uue põlvkonna heidutusmehhanismiga. Kui tavapärased süsteemid tulistavad rakette, siis Auvere süsteem kasutab otsest rahalist energiat ja selle raketiks muundamine jääb vahelt ära. Eestil on pea maailma suurimad kogemused raha vastu taevast laskmises ja tegemist on igapäevase praktikaga. Valitsuse sõnul peab vastane arvestama, et vajadusel suudame veelgi suurema kogupaugu sooritada. Rahandusministeeriumi allikate kinnitusel ei ole tegemist ühekordse lasuga. Edaspidi võib kogupaugu maht veelgi suureneda, sõltuvalt eelarvelistest võimalustest ja geopoliitilisest olukorrast. Veel annab valitsus teada, et valminud on kõigi osapooltega kooskõlastatud kava erakorralise meditsiini osakondade töökoormuse vähendamiseks. Kuna on palju inimesi, kes pöörduvad EMO-sse väga kergete kaebustega, siis ehitatakse kõikide erakorralise meditsiini osakondade juurde takistusrajad, mille patsient peab enne EMO-sse jõudmist läbima. See koosneb kõigepealt 6 meetri kõrgusest libedast seinast, pärast mida tuleb kõndida 200 meetrit sügava kraavi kohale veetud köiel ja siis ujuda 30 meetrit mööda jääkülma vett täis toru. Sellise raja läbinud inimesel peab olema ikka päris tõsine häda käes ja kergemate kaebustega patsiendid pöörduvad lihtsalt perearsti poole, nagu see algselt mõeldud oligi. Takistusradadega varustatud erakorralise meditsiini osakonnast saavad tulevikus abi tõesti ainult väga erakorralised inimesed ja väga erakordsetel juhtudel. Ja mitmesugust. Homme kell 12 toimub Toompea lossi Valges saalis pidulikult poliitikute Ringkaitseliidu asutamine. Ringkaitseliitu hakkavad kuuluma ärksamad poliitikud kõikidest erakondadest ja esialgu on vabatahtlike Ringkaitseliidu liikmed kirja pannud juba enam kui 70, avaldusega võetakse vastu ööpäevaringselt. Ringkaitseliidu ülesandeks jääb poliitilise kultuuri renomee kaitsmine ja tagamine, et skandaalide ilmnedes saaksid uurimisorganid ja avalikkus kohe vajaliku informatsiooni otse Ringkaitseliidult, mitte nii nagu praegu, kui iga poliitik või riigiametnik või partei pusib suhtekorraldusprobleemidega üksi ja tihti ebaõnnestunult. Ringkaitseliit osaleb tõenäoliselt juba ka võidupüha paraadil. Ja rubriik muusikasõpradele. Täna tuleb esimest korda kokku Eesti esimene lõhkpilliorkester. Orkester koosneb nii Vabariigi Valitsuse kui Tallinna linnavalitsuse kui ka teiste kohalike omavalitsuste esindajatest kuni kõige kõrgema tasemeni ja senisest pidevast ohust omavahelises kemplemises pill lõhki puhuda on edasi mindud. Lõhkpill on küll suhteliselt uus pilliliik, kuid valmidus sellel mängimiseks on suuremal osa Eesti elanikkonnast, märgivad moosekandid. Usutavasti annavad esimesed kontserdid julgustust ja tulevikus on lõhkpilliorkester juba igas väiksemas alevis. Lisatakse avalikus kontserdikutses, pääsmed tund enne algust, riismed esimestest taktidest. Eetris olid uudised.